Tehisintellekt klassiruumis. Kas see on tõesti ajaloo suurim haridusrevolutsioon, mis aitab meie lastel oma täit potentsiaali avada, või on see hoopis otsetee teadmiste ja intelligentsuse massilise hävitamiseni? Lähme ja vaatamegi nüüd kahte täiesti erinevat tulevikuvaadet. Nii, ühel pool on meil siis lubadus ajaloo suurimast haridusrevolutsioonist ja teisel pool hoiatus teadmiste ja intelligentsuse massilisest hävingust. Need kaks vastandlikku mõtet raamivadki kogu tänast arutelu ja panused on, nagu te näete, uskumatud kõrged. Aga kuidas me üksi sellisesse punkti oleme jõudnud? Ja teate, mis on huvitav? Mõlemad pooled on tegelikult ühes asjas täiesti päri. Meie praegune haridussüsteem, see on lihtsalt katki. See on ehitatud vana tööstusajastu mudeli peale. See on süsteem, mis on loodud selleks, et toota kuulekaid vabrikutöölisi, mitte uuendusmeelseid ja loova mõtlejaid. Sisuliselt karistatakse loovust ja preemeeritakse tuima päheõppimist. Ja see kriis on ikka päris sügal. Vaadake seda numbrit, 7 punkti 20. See on šokeerivalt madal tulemus, millega Pariisi piirkonnas pääsesid tulevased õpetajad alles suulisele eksamile. See näitab lihtsalt nii selgelt, kuidas õpetajate kvaliteet ja kogu ameti maine on langenud. Ja see sunnibki otsima radikaalseid lahendusi. Ja siit tulebki mängu tehnoloogiline optimism. Selle pooldajate jaoks ei ole tehisintellekt mingi niisama abivahend. Ei, see on päästerõngas tervele lagunevale süsteemile. See on lubadus isiku pärastamisest ja uutest võimalustest absoluutselt kõigi jaoks. Selle visiooni võtab tegelikult päis hästi kokku Khan Academy asutaja Sal Khan. Tema idee on, et tehisintellekt võiks olla nagu personaalne tuutor igale õpilasele ja samal ajal ka õpetaja assistent igale õpetajale. Okei, aga mida siis päriselt tähendab? Kujutage ette õpetajaid. Nende jaoks on kasu ju meeletu. Tehisintellekt teeb ära tüütu töö, tunnikavade koostamise, tööde hindamise, see säästab neile 5–10 tundi nädalas. Ja see vabanenud aeg, selle saavad nad pühendada sellele, mida inimesed teevad kõige paremini, olla mentor, inspireerida ja tegeleda loomingulise probleemide lahendamisega. Ja õpilased, nende jaoks muutub absoluutselt kõik. Selle jäiga kõigil ühesuguse mudeli asemel loob tehisintellekt isiklikke õpiradasid, annab kohes tagasisidet ja laseb keskenduda reaalsetele päriselu projektidele. See on maailm, kus uudishimu on au seis ja õppimisel pole mingeid piire ees. Aga nüüd on aeg vaadata mündi teist palju tumedamat külge. Kriitikud hoiatavad meid intellektuaalse allhanke ohtude eest ja nad kutsuvad seda ajude sulamiseks. Skeptikute argument saabki alguse just siit. Kui õpetajate tase langeb, siis mis on lahendus? Pakutakse abistavad aju ja see on termin, mida Prantsuse valitsus ise kasutas tehisintellekti kohta. Selle asemel, et tegeleda probleemi juurdega, näiteks tõsta õpetajate palku ja ameti mainet, pannakse lihtsalt peale tehnoloogiline plaaster. Ja kriitikute jaoks on see süsteemse vea ohtlikult pealiskaudne varjamine. Siin läheb asi natuke filosoofiliseks, aga see on ülioluline. Mõtleja Remi Dell eristab kahte asja, kultuuri ja dokumentatsiooni. Dokumentatsioon on lihtne info leidmine, Google'i otsing, Wikipedia. Seda teeb tehisintellekt suurepäraselt. Aga kultuur, see on isiklik intellektuaalne teekond teadmiste omandamiseks. See on see vaev, see avastamisrööm. Ja just seda teekonda ähverdabki tehisintellekt ära kaotada. Ja see viibki meid otse skeptikute kõige võimsama metafoori juurde. Nad väidavad, et 21. sajandi suur teema pole mitte liustike, vaid hoopis ajude sulamine. Kui me toetume liiga palju tehisintellektile, siis meie kognitiivsed võimed lihtsalt kärbuvad. Kui me oma vaimseid lihaseid ei kasuta, siis need kaovad. Ja kui me kujutame ette seda düstoopilist klassiruumi, siis need tagajärged hakkavad lumepallina veerema. Esiteks, proovi sa tõestada tehisintellektiga spikerdamist. Peaaegu võimatu. Mis see tähendab? See preemiab ebaausust. Uuringud näitavad ka, et isegi kui õpilased kasutavad tehisintellekti abivahendina, omastavad nad tegelikult vähem teadmisi. Ja lõpuks, tõristast saab peremees. Ja see ongi see viimane kõige õudsam stsenaarium. Õpetajapoolne tehisintellekt suhtleb otse õpilasepoolse tehisintellektiga ja inimesed, nii õpetaja kui ka õpilane, on lihtsalt pealtvaatajad. Teadmiste omandamisest on saanud mingi veider vaatemäng, kus inimesel polegi enam rolli. Niisiis, me seisamegi telahmel. Need kaks vastandlikku nägemust esitavad meil ühe väga fundamentaalse valiku hariduse tuleviku osas. Ja see tabel siin võtab selle valiku ideaalselt kokku. Tehisintellekti revolutsioonis on eesmärk arendada päriselu oskusi. Düstoopias
lihtsalt säilitada katkist süsteemi. Õpetaja on kas mentor või papagoi, kes kordab masina öeldud. Õpilane on kas looja ja uuendaja või lihtsalt passiivne info vastuvõtja. Ja tehisintellekt on kas kasulik tööriist või meie peremees. Lõppkokkuvõttes taandub tegelikult kõik ühele ainsale küsimusele. See on küsimus, millele me peame ühiskonnana vastama, kui otsustame, millist tulevikku me oma lastele ehitame. Kas tehisintellekt on mõtlemise tööriist või on see mõtlemise asendaja? Valik on meie.